Mis bänd see Netsaja küla bänd on? Mis bändiks te ennast peate? No, Netsaja küla bänd on selline muusikaline nähtus, ma ütleksin, et kus 3 külameest said 13 aastat tagasi oma iga-aastasel küla kokkutulekul said kokku ja otsustasid mõnda pillilood teha oma külarahvale enne kõike ja täiesti sellisest juhuslikust kokkusaamisest sai meie ansambel alguse ja nüüd oleme juba 13 aasta jooksul andnud siin ja seal igal pool üle Eesti üle 600 kontserdi. See on tohutu arv ühe küla ansambli kohta. Kas tõesti kõik mehed on Netsaja külast? Jaa, me alustasime 3 ja kõigil meestel on talud Netsaja külas, et tõesti väga hea võimalus oma naabrimeestega pilli mängida, eriti arvestades, et olles mänginud ansamblites, kus inimesed elavad Eesti eri otsades, siis igati logistiliselt mõistlik on elada ühes kohas. Kus kohas te kontserte annate? Peamiselt ongi huvitav endalegi, et Netsaja külabändi muusika on kõlanud nii kõrtsides, pulmades, rahvamajades, seltsimajades, sünnipäevadel, firmapidudel, aga ka presidendi roosiaias ja üldse kõikvõimalikes kohtades selline muusika, mis siis tundub, et sobib nii igasse kohta kui igale eale. Mis fenomen selle seto muusikaga on, et seto muusika on nii menukaks saanud? No, ma usun, et seal on oma energia sellel Setomaal ja Setomaa muusikal, mis siis läbi muusikaga jõuab kuulajateni.
Kust kohast teie lood pärit on? Meie repertuaar on ka selline väga mitmekesine selles mõttes, et meil on rahvalikke lugusid, mängime oma seto lugusid, meil on ka mõned coverlood ja siis järjest suurema osa moodustavad ise tehtud lood meie repertuaarist, et ma arvan, tänasel kontserdil no tubli 3/4 oli juba oma looming. Netsa külabändi viimane uuendus või muudatus ongi, et me võtsime sellest aastast siis ansamblisse ka trummari, et veelgi võimsamalt ja tantsulisemalt kõlada, et vaatame, mis võimalusi see uus koosseis meile siis avab, et Eesti on juba risti-rästi läbi sõidetud, et miks mitte ka kuskile, kuna bassimees ansamblis on tegelikult üles kasvanud Kanadas ja väliseestlane, siis oleme mõelnud, et äkki peaks minema ka sealseid väliseestlasi külastama ja näitama neile, mis siis sellest poisist, kes seal on üles kasvanud ja tagasi Eestimaale tulnud, et mis temast saanud on ja kuidas ta on siis hakanud Eestis õppinud eesti keele ära ja Eesti seto bändis siis pilli mängib.